Nagu te sellest uuest veidi humoorikast introst aru saite, siis ma tervitan teid vaatama meie uut videoseeriat nimega Rasv põleb. Selles uues videoseerias ma tahan teile rääkida erinevatest teemadest, mis seonduvad minu võistlusdieediga. Kulturismivõistlusteks valmistumine pole nii füüsiliselt kui ka siis tehniliselt kõige nagu lihtsam asi, mida teha. Siis ma arvan, et mul on kindlasti väga palju rääkida, millest ma võib-olla võiksin kunagi ise õppida, milles ma võiksin paremaks saada. Kindlasti inimesed, kes soovivad ka siis dieeti pidada, rasva põletada, kaalu alendada, äkki nad saavad sellest videoseeriast midagi uut teada. Tänaseks päevaks on siis mul jäänud sügiseste võistlusteni veidi rohkem kui 2 kuud. Ma olen olnud defitsiidis ehk siis üritanud kaalu alandada alates veebruarist. Seega kohe varsti täitub mul 7 kuud defitsiidis, mis on, ütleme ausalt, väga pikk aeg. Aga ma usun, et ma olen see dieet teinud nii mõnegi asja teistmoodi ja ma usun, et ka õigesti. Nüüd siin selle videoseeria esimeses videos, avavideos täna ma tahaksin põhimõtteliselt lahti seletada terve oma toitumise. Seda ma teen selle abil, ehk siis ma filmisin eile sisse oma day of eatingu põhimõtteliselt. Nüüd kindlasti mul ei ole iga päev täpselt samad toiduained, täpselt sama menüü, et ma muudan seda iga päev, ma toitun vastavalt oma numbritele ehk siis makrodele. Põhimõtteliselt stiil, mille järgi ma toitun, ongi if it featured macros ja selline paindlik dieet. Ehk siis ma põhimõtteliselt ei piira mitte midagi, loen numbreid, vaatan, et kõik oleks paigas. Kindlasti toonitan ka seda, et dieedi puhul numbrid on väga individuaalsed. Ehk siis mõned numbrid, mida ma näiteks täna teile räägin siin, mida ma näitan oma toitudega, need ei pruugi teile sobida ja ma usun, et ma loodan, et keegi ei hakka nagu siinkohal midagi vaidlema, et miks sa sööd nii vähe, miks sa sööd nii palju, mida iganes, et see on puhtalt individuaalne. Ma teen praegu natukene teistmoodi, kui ma võib-olla tegin 2-3 kuud tagasi dieedil, on see, et kui ma ärkan ülesse, siis ma ei marsi kohe kööki ja hakka hommikus sööma. Kui ma ärkan ülesse, kõigepealt teen oma lihtsalt toimetusi, lähen koeraga õue, mida iganes, siis joon vett, võtan vitamiinid. Hetkel ma kasutan siis täiesti tavalist multivitamiini pluss kalamaksõli ja need ongi põhimõtteliselt ainukesed toidulisandid, mida ma tarbin. Seejärel, kui ma olen juba enam-vähem üles ärganud, teen ma siis oma esimese cardio-sessioni. Seda ma teen tühja kõhu peale, mitte nagu otseselt eesmärgiga, et fast cardio oleks kuidagi parem rasva põletamiseks, vaid lihtsalt, et mul on väga lihtne, ma ärkan ülesse, mul ei ole veel väga suurt nälga, teen oma esimese cardio ära ja siis mul on nagu see tehtud. Põhimõtteliselt ongi, et ma saan selle lihtsalt kaelast ära. Minul on palju lihtsam teha hommikul väike suts ja peale trenni väike suts selle asemel, et kuskil teha mingi tund-poolteist tundi korraga. Nüüd, miks ma ei söö hetkel hommikust on sellepärast, kuna ma ärkan tavaliselt umbes 8 paiku, siis kui ma sööksin oma esimese heina seal kuskil 8:30, siis ma olen täiesti kindel, et mul tuleb õhtusöök veidi varem ette ja ma tean, et kui ma lähen magama, siis mul on kindlasti kõht tühi. Et nüüd ma teen niimoodi, et ma kannatan hommikul veidi rohkem nälga ja siis lükkan sellega oma toidugraafiku paar tundi edasi. Eks kui ma muidu sööksin umbes kell 7 või 8 õhtust, siis tänu sellele, et ma lükkan oma hommikusegi umbes 2-3 tundi edasi, saan ma ka õhtusööga sama teha. Jällegi, et see on täiesti individuaalne, et näiteks mina talun hommikul nälga päris hästi, et ma ei ole täiesti näljas kuni hommikusöögini. Tavaliselt ma teen kohvi, joon mingi nokko, võtan väikse õuna, mida iganes, et natukene sellist suurt nälga peletada, teen oma tööasju rahulikult ja siis umbes kell 11-12 teen siis päeva esimese suurema toidu. Tean, et Eestis tegelikult, mis on meedias ka läbi käinud ja kõik arstid räägivad, ongi see, et hommikusöök on nagu päeva kõige tähtsam heine. Et mingis mõttes ma nõustun, mingis mõttes ei nõustu. Ehk siis minu arust peaksid kõik toidukorrad olema nii, et see sobiks sinu elustiiliga. Et mitte mingeid kellaaegasid ega midagi sa peale suruda. Et tavaliselt ongi, kui inimene kuuleb, et arst ütleb, et hommikusöök on kõige tähtsam päeva toidukord, siis ta arvabki, et nüüd, kui ma teen silmad lahti, lähen kööki, et ma juba pean sööma hakkama. Et tegelikult see päris nii ei ole, et ma soovitaks teha kõike nii, nagu on sul mugav. Tavaliselt minu päevad näevad välja sellised, et kui ma söön hommikusöögi ära umbes kell 11-12, siis ma jällegi paar tundi puhkan, teen oma muid asju, tööasju ja siis umbes lõunapaiku lähen trenni. Ma enne natuke valetasin, et lisaks ka vitamiinide kalamaksõlile hetkel hoian ma enne trenni ka sees kofeiini. Et kofeiini eriti vahet ei ole, kus sa saad, et ma võin teha kohvi, ma võin võtta pre-workouti. Enne eilset trennis ma võtsin väikse pre-workouti,
seal on umbes 200 milligrammi kofeiini, et kui ma hommikul joon ühe kohvi ja veel panen enne trenni umbes 200 milligrammi kofeiini, siis põhimõtteliselt minu päevane kogus ongi enam-vähem täidetud, et kindlasti ma ei soovita dieedi ajal minna üle 500 milligrammi päeva kohta. Et ma puhtalt tunnen, et see vahest ikkagi mõjub mulle sellena, et ma ei saa nii hästi magada, õhtul ei jää eriti magama. Et kindlasti ma peaksin ka tulevikus veidi rohkem oma kofeiini tarbimist piirama. See, millal ma teen oma teise, kolmanda einepäeval, see oleneb kõik sellest, mis kell ma trenni lõpetan, mis kell ma koju jõuan. Et eilse näite puhul ma jõudsin trennis koju umbes kell 3. 3 ei ole veel minu jaoks see aeg, kus ma tahaksin süüa mingi väga suure eine. Et ma olen harjunud sööma oma teise suure eine umbes kell 5, niimoodi, et mul jääb õhtusöögini veel 4-5 tundi aega. Peale trenni on ka see, et ma ei taha olla täitsa tühja kõhuga, seega ma teen omale mingi kerge snäki, millegi, kus on mingi maksimaalselt 300 kalorit. Puhtalt selleks, et peale trenni ka natuke oma sellised energiavarud ka täita. Mingil määral küll mitte palju, aga et ma ikkagi peale trenni, ma tulen, ma söön natuke, mul on hea olla ja siis ma mingi paari tunni pärast teen alles mingi suurema söögi. Kui ma olen päris pikalt juba defitsiidis olnud, ilmselgelt mu kalorid ei ole enam nii kõrged, kui nad olid 1-2-3 kuud tagasi. Samuti ka mu isud on suurenenud, et ma tahan lihtsalt süüa mahult rohkem, et seda toitu lihtsalt suurema mahuga teha. Ma panen sinna päris palju juurvilju. Suge mind, et isegi kui te praegu mõtlete, et ei söö neid külmutatud juurvilju, te ei söö salateid, kapsaid, porgani, mida iganes. Kui te olete 7 kuud dieedil olnud, siis te hakkate kõike sööma. Eks samamoodi, kui ma nüüd 3 kuud tagasi mõtlen, ma ei oleks tegelikult vist söönud nii palju juurvilju, kui ma täna söön. Aga hetkel mind nad väga isutavad, väga hea võimalus, kuidas oma toidu mahtu suurendada. Kui ma räägin oma sellisest üleüldisest toitumisest, siis ma tahaks kindlasti ka välja tuua selle, et ma ei piira ennast mitte ühegi toiduainega. Ma söön ka dieedi ajal igapäevaselt, söön jäätist, söön šokolaadi, mida iganes. Ehk siis aga seda kõike täiesti mõõdukates kogustes. Et see on üks asi, millega ma oma esimese võistlusdieedi ajal panin väga jõhkralt puusse. Ehk see on puhtalt minu enda kogemus, ongi see, et ma hakkasin omale keelama teatud toiduaineid, magusat, kõike magusat, kõike ebatervislikku. Sellega ma astusin sellisesse auku, et mul tekkisid nii meeletud isud lihtsalt, et ma peale võistluseid lihtsalt pidin need kõik isud täitma ja läksin väga kiiresti väga paksuks. Puhtalt ma hetkel sööngi, üritan iga päev kas mingi väikse jäätise, väikse tüki šokolaadi kuskile panna. Ongi see, et ma lihtsalt tunneksin igapäevaselt seda magusa maitset. Puhtalt minu jaoks see lihtsalt aitab väga palju erinevate isude vastu. Ma mäletan lihtsalt esimesest dieedist, et õhtul vaatad lihtsalt Instagramist toidupilte ja lihtsalt ei saa magama jääda, et see läheb nii hullus kätte. Et see on kindlasti üks asi, mida ma jätkan kuni dieedi lõpuni. See on puhtalt minu individuaalne lähenemine asjale, et ma olen aastaid pidanud dieeti niimoodi, et ma panen ka igast magusaid asju sinna sisse, kaal langeb ilusti, mul pole probleeme sellega. Äkki mõni minust targem lollim ütleb seda, et mis asja, et seal on suhkur, see ei tohi seda süüa, see mõjub kaalulangusele halvasti, rasv ei põle, mingid insuliini teemad. Minu jaoks hetkel neid probleeme ei ole, ma ei usu, et need tulevad, sest et see ongi puhas minu lähenemine, minu selline soovitus inimestele, kes tahavad pikemat dieeti teha. Et te peate mõtlema ka sellele, mis on nagu vaimselt teile tervislik. Mitte ainult seda, et milline te näete välja punktis B, vaid see lihtsalt, et te peate oma pea põhimõtteliselt puhtad hoidma. Et kõige hullem ongi see, et kui sa lihtsalt täiesti vaimselt pöörad ära sellepärast, et sul on mingid isud, mingid asjad, mida sa ei suuda täita. Ja hetkel täna 7 kuud hiljem dieedil olles ma ei saa öelda, et mul oleks mingid meeletud isusid. Et see on kindlasti tänu sellele, et ma ei piira mitte ühtegi toiduainet. Hakkan oma õhtu viimaste ainetega oma õhtusööki, siis minu iga päeva õhtusöök on absoluutselt erinev ja see oleneb kõik sellest, mida mul on söönud päeva esimeses pooles. Eile vaatasin, teen oma MyFitnessPalli lahti, vaatan, mis mul seal on ja ma näen, et mul on valgud on juba täis söödud enne õhtussööki, siis ma näengi, et ma pean sööma süsivesikuid ja rasva ja siis minu väga lihtne selline otsus oligi, et ma teen omale täpselt sama toidu, mis oli hommikul, lihtsalt muutsin banaani ära, panin virsiku sinna. Ehk siis võib-olla mõne jaoks tundub imelik, et inimene sööb kaereõppeputru õhtuks, aga minu jaoks sobib suurepäraselt, sest ma loen numbreid, ma näen, mis ma täpselt päeval pean sööma
ja siis ongi, ega vahet ei ole tegelikult, mis sa sööd, lihtsalt minu jaoks on numbrid paigas ja kõik on okei. Toome näitena, kui ma oleks päeva esimeses poolest söönud rohkem süsivesikuid, rohkem rasva, siis ma oleks ilmselt teinud omale mingi omleti, mingi lihaasja, mida iganes. Kokkuvõtvalt ongi, minu õhtusöök sõltub sellest, mida ma olen päeva esimeses poolest söönud. Siin võib jälle tekkida vaidlused, et süsivesikud enne magamaminekut ja nii edasi, et jällegi minu kogemusest mul ei ole mingit vahet, mida ma enne magamaminekut söön, et kuna ma trennin ka nagu alati päeva esimeses pooles, siis see, et ma söön õhtul süsivesikuid, on minu jaoks täiesti okei ja ma arvan, et tähtsam on see üldiselt numbrid, mitte see, mida ja mis ja kus ja millal sa sööd. 2 kuud on minna, ma usun, et selle aja jooksul kindlasti muutub ka väga palju, et see ongi nüüd see uus seeria, mida me teeme. Ma loodan, et ma saan oma dieedi kulgu siis dokumenteerida selle ajal. Siinkohal ma lõpetan selle esimese episoodi ära. Kui teil on erinevaid küsimusi, kui te soovite mulle esitada mingi teema, mille ma võiksin selline seerias rääkida, siis kindlasti kommenteerige, kirjutage. Mina tänan, kohtume juba järgmises videos.